Kristiine linnaosa Löwenruu pargis toimuvad igal kolmapäeval algusega kell 12 tasuta välitreeningud, mille kavas on sirutus- ja venitusharjutused koos kepikõnniga. Tegu on küll eeskätt eakate treeninguga, kuid osalema on oodatud kõik. Meie tervise- ja kepikõnni trennid on kestnud juba mitmed aastad ja sel hooajal on 9. aasta. Et me ise ka ei usu, aga nii see on. Minu treener ütleb alati, liikumine ei ole mitte polikliinikus, vaid ühesõnaga tervis on liikumises. Läbi 9 aasta on armastatud välitreeningute põhisisu püsinud samana. Aja jooksul on tekkinud juurde palju uusi huvilisi, kuid leidub ka neid, kes alates 1. aastast on jäänud Löwenruu trennidele truuks. Meie motto on see, et me kuulame oma keha, teeme kõike omas tempos, siis võtame alati ka terviseteadlikkusest natukene nippe. Väike liigutus, suur toime on teine meie motto, aga ma arvan, et kogu see energia ja sünergia, mis meie vahel on, et see on läinud veel vägevamaks nende 9 aasta jooksul. Et on tulnud uusi inimesi ja on ka neid, kes on täiesti 1. aastast alates käinud. Mina olen vist 3 või 4 aastat käinud. Aga suvel ma tavaliselt käin, ma olen Võrumaal, aga nüüd see suvi on teistpidi. Nüüd ma käin juba 4 aastast siia ja ma olen väga rahul. See on 10 aastat tuleb algusest peale niimoodi. Kui algusaastatel leidus kõhklusi, kas ja kui palju inimesi trenniga liitub, siis tänaseks on kõik kahtlused kadunud. Need inimesed oma energiaga ja me kõik üheskoos oleme tõesti nagu selle treeningu hoidnud toimivana. Ja ma arvan, et just see rõõm koos teha, koos liikuda omas tempos, sest väga paljud on ka keeruliste diagnoosidega inimesed siin, aga me leiame kõikidele võimalused ja lahendused, kuidas neil on mõnus olla. Rekordarv osalejaid ühes trennis on olnud suisa 60 inimest. Kui on vihmased ilmad, siis siiski parimad esindajad on kohal, 30 kindlasti, 30, 50, vahel ligi 60. Positiivseid emotsioone annavad välitreeningud nii treenerile kui trennis osalejatele, kes kõik kui ühest suust kiidavad treenerit ning tunnevad rõõmu kamba vaimust, mis ajendab sammud igal kolmapäeval pargi suunas seadma.